et väga meel näha muidugi, et nii palju inimesi tuli, et eile just üks liftis õhtul üks inimene küsis, et palju inimesi tuleb, ma ütlesin, et ma ei tea, et noh, kui 5 inimest on, siis mul on juba kellegile rääkida. Et aga et nii palju on lausa rõõm. Pildistada ja salvestada teid? Meil juba salvestatakse. Tehke. Selfisid siis. Et kes täna ei saanud tulla, noh, selgelt kontoritest, kellel olid koosolekud või mingid muud asjad, siis me võtame selle linti, selle jutu ja siis hiljem saab seda vaadata siseveebist, ametiühingu kodulehelt. Et siis saab, jah, neil on see võimalus. Ja mis seal salata, et olen natuke närvis, et viimane kord, kui nii suurele auditooriumile esinesin, siis see oli 7-8 aastat tagasi, ma andsin ühte loengut ETÜ-s ja loengu vahetus kestel kuulsin ühte huvitavat heli, keegi oli magama jäänud ja norskas. Et ma loodan, et võib-olla täna seda ei juhtu. Kuigi ma täna räägin ikkagi suhteliselt lihtsatest asjadest, aga võib-olla natuke teise nurga alt. Et kus me siis oleme, meil on homme väga tore üritus tulemas, et Norden on saanud 20-aastaseks. Et ma arvan, et siin ruumis on ka inimesi, kes on väga pikalt selle eduloo ehitamisel kaasa aidanud. Et see on päris märkimisväärsed tulemused, mis kuhu Norden jõudnud. Et väiksest startup filiaalist tegelikult Eesti teiseks suuruselt pank, vähemalt mis puudutab korporatiivi ja ka jaepank tegelikult on Eestis märkimisväärselt suur. Ja seda on tehtud, mulle tundub, tõusvas tempos, et majandustulemused seda on näidanud. Et tänaseks on meil siis käive 71 miljonit eurot ja tegevuskasum on siis 37 miljonit. Et vanas rahas oli see 600 miljonit krooni, et see on ka päris suured rahalised mahud, mida see pank siis, millist väärtust ta loob ja milline on siis selle panga kasumlikkus. Ja miks see kogu see ametiühingu teema nüüd on päevakorral, et mulle tundub, et viimastel aastatel on Norde järjest rohkem integreerunud oma emapanga nii protseduuride, struktuuride ja muude organisatsiooniliste elementidega, et meie emapangas igal pool on ametiühing, see on enesest mõistetav, et ma arvan, et Eesti ja tegelikult ka Baltikum, kus sellist tugevat organisatsiooni ei ole, ma tean siis ametiühingud silmas, need sammud tõenäoliselt järgnevatel aastatel ka Lätis Leedus astuvad, et me saame siis olla jälle eesrinnas. Millest ma täna räägin? Et esiteks põgusalt tutvustan ennast, kes mind veel ei tea. Teiseks natuke räägin. Mult on ka küsitud, et kuidas kogu see ametiühingu tekkeprotsess või kuidas see üldse kus see idee tuli ja kuidas me nii kaugele oleme jõudnud, et siis on juriidiliselt see allühing ära tehtud ja natuke seda tausta rääkida. Kolmandaks muidugi kõige huvitavam teile on see, et miks võiks siis ühineda selle organisatsiooniga ja mis võiks olla positiivsed muudatused nii üksiku töötaja jaoks kui ka organisatsioonile tervikuna. Neljandaks ma räägin, mis on siis mingi plaan, esialgne plaan, mis ma ette panen või kuidas võiks siis edasi liikuda. Ja viiendaks ma püüan adresseerida mingisuguseid selliseid põhilisi küsimusi, mis mult on küsitud. Ja vastata neile preventiivselt juba. Ja siis peale seda on muidugi vaba mikrofon, et kõik, kes tahavad midagi küsida, siis küsige ja eks ma siis vastan nii, nagu ma oskan. Aga siis paari sõnaga siis, kes mina olen, ma olen Tallinnast pärit poiss Õismäelt. Nooruses üritasin õppida usinasti ja tegin palju sporti, korvpalli mängisin. Siis olen lõpetanud TTÜ, majandusteaduskonna ja siis hiljem Taanis tegin magistratuuri ka
juhtimisest. Ja siis ma olen töötanud Swedbankis 5 aastat ka korporatiivhaldurina ja nüüd viimased 3,5, peaaegu 4 aastat ma olen siis olnud siin korporatiivpanganduses haldur. Ja noh, ma kõnes kasutan rohkem majanduslikke mingeid juhtimisalasid termineid, küll nagu ma ütlesin, natuke teise nurga alt, nagu me oleme harjunud neid kuulma, et kui ma oleksin hariduselt, ma ei tea, bioloog või ajaloolane, siis ma räägiks natuke teist keelt, aga ma loodan, et see majandusterminoloogia on kõigile vähemalt mõistetav, et ma üritan asju rääkida lihtsalt ja muidugi vabandage, kui ma räägin seda liiga lihtsalt, et saate hiljem kindlasti täiendada. Nii, siis see asutamislugu, et ka minule üllatuseks tegelikult tuli välja, et ametiühingut on üritatud siin majas käima tõmmata korduvalt. Küll see toimus enne, mina sain aru, enne masu ja miks sellest midagi välja ei tulnud, oli see, et ma arvan, et objektiivselt ei olnud neid tingimusi, ja ei olnud vajadust sellise organisatsiooni jaoks. Majandus kasvas, palgad kasvasid, meil kõigil läks hästi. Võib-olla need inimesed, kes seda initsieerisid, ei tulnud oma ülesannetega kõige paremini toime, aga ma arvan, et eelkõige põhjused võisid olla objektiivsed. Ja üks väike selline eellugu, kuidas üldse see mõte tuli, oli see, et 2012. aastal, kui Andres planeeris teatavaid organisatsioonilisi muudatusi selleks, et Nordet veel paremaks teha, siis ta ütles ühel koosolekul, et kellel on ideid, siis palun tulge jagada minuga ka, et ma ei peaks üksi koos siis juhtkonna liikmetega kõike seda välja mõtlema. Kui te mäletate, siis tehti natuke kastikesi joonistati ümber, inimesi liigutati ja täpsustati erinevaid strateegiaid. Et no ma võtsin siis nagu tunnikese, istusin maha Vapianos ja siis visandasin mõned mõtted talle, rääkisin siis üleval ka kontoris istusime seal ja siis ma kirjeldasin ühte organisatsiooni, kus ma olin töötanud, ehk Swedbanka, mis teadupärast on tuntud oma, kui soovite, ettevõtlikkuse pärast. Neil on ka oma edulugu, aga ma kirjeldasin organisatsiooni, millel on väga-väga head tulemused, eriti omanike jaoks kasumlikkusest rääkidest ja kasumist, kuid kus ma olin märganud, et õhkkond on konkureeriv ja närviline, häid premeeriti kiituse ja boonustega. Need, kes olid saba lõpus, ikkagi päeva lõpuks saadeti ära või vahetati välja. Suhteliselt kõrge stressitase oli seal organisatsioonis ja tõepoolest majandustulemused on Hansapangal või Swedbankal alati olnud väga head. Kuid võib aimata, millised varjatud kulud langesid siis tegelikult selle personali ja nende töötajate kaela. Lisaks oli norm see Swedbankas, et seal pidevalt ikkagi organisatsiooni muudeti, osakondasid tõsteti ümber, inimesi tõsteti ümber ja nii edasi. Ja ma ütlesin, kui sa tahad teha kasumlikumat panka, siis need on minu ettepanekud. Andres kuulas mu ära ja mõtles natukene ja vastas, et aitäh Hannes, et nende ideedega välja tuled, aga ma lükkan need teid tagasi. Ma vaatasin, aga miks? Ta ütles, et vaata Hannes, see kirjeldab mulle organisatsiooni, kus ma ise ei tahaks töötada. Et miks ma peaksin sellised muudatused ellu viima? Selle nimel, et me teeniksime rohkem kasumit omanikele. See oli hetk, kui ma tajusin, et kurat, et see on lahe ülemus. Inimene, kes mõtleb laiemalt, kes üritab mingit tasakaalustatud sellist mudelit ellu viia ja tõesti hoolib nii oma töötajatest kui klientidest. Ja pluss, kes üldse küsib, mis te arvate, et üldse ma ära kuulasin.
järgmine hetk oli siis see kuskil aasta aega hiljem, kui tema oli oma muudatused ära teinud, aga siis, kui te mäletate, tuli Skandinaaviast uus programm peale. Tegelikult teeme nüüd ikkagi ümber kõik nii, nagu seal on või mis iganes. Kuidas siis kaugemal oli otsustatud ja see oli korvpallimeeskonna finaalmängu järgne väike pidu, kui soovite, kus me Tarmoga tegime väljas suitsu ja Andres, kuigi ta suitseta, sattus ka meie seltskonda ja siis arutasime elu ja olu ja siis ma ütlesin Laanele, et ma ei tea, et peaks ametiühingu tegema Nordesse. Ja see mees vastas, kurat, see on hea mõttemees, tee ära. Ja tema, ma olen hiljem ka sellest temaga rääkinud, jällegi väga kummaline reaktsioon on ju ettevõtte juhatuse esimehel poolt. Et ta ütles, et talle ei ole tegelikult seljatarust, et kaitsta töötajate huve. Et ühel või teisel hetkel see võib talle saatuslikuks saada, kui ta ülevalt poolt tulevaid otsuseid ei vii ellu nii, nagu on nõutud. See on nüüd siis asutamislugu. Nüüd kolmandaks ma räägin siis põhiosa ehk siis miks võiks ametiühinguga ühineda. Ja ma käsitleksin nelja teemat. Esiteks ma räägiks mõnedest faktidest ja tähelepanekutest nii majanduse vaatevinklist kui ka Norde vaatevinklist. Teiseks ma selgitaks natukene, küll lihtsustatult, aga siiski, et millised on tänased mängureeglid töötajate jaoks selles organisatsioonis, kui ei ole ametiühingut. Kolmandaks ma räägiksin, millised võiksid olla mängureeglid töötajate jaoks, kui on ametiühing ja kuidas see organisatsiooni muudab ja kuidas see muudab inimeste positsiooni või siis valikuid. Ja neljandaks mainiks mõningat siis nii verbaalset kui ka e-maili teel ja muud laadi tagasisidet, mis ma siiamaani olen saanud mõnedelt kolleegidelt. Ja. Nii, esiteks siis mõned faktid. See ei ole teile kõige suureks üllatuseks, aga majandus ei ole tegelikult taastunud sellest kriisist. Et me tegelikult elame mitte kriisijärgses, aga tegelikult kestvas kriisis on ju aastast 2008. Majandus on küll mingil määral taastunud sellest põhjas, kus ta oli ja isegi läinud nominaalselt ette sellest 2008. aastal olnud tipust. Aga kui te võtate inflatsiooni arvesse, siis tegelikult reaalselt meie majandus ei ole väga kosunud. Võrreldes siis tegelikult juba 7 aasta taguse aja. Tööpuudus 2009 oli 16%, tänaseks on see 8%. See on justkui väga hea uudis, aga siin me ei arvesta sisse tegelikult Eestist lahkunud tööealist elanikkonda ja heitunuid, kes on tööturult välja arvatud, keda tegelikult töötuse statistikas enam ei arvestata. Nii et sellest on tore rääkida, aga tegelikult see ei ole kuigi hea olukord. Igasugused kindlustunde baromeetrid näitavad, et me jookseme kenasti kindlustundega alla mingisugust nullnivood. Kui meil Skandinaavias on kindlustunne ikkagi plussmärgiga. Meie kindlustunne ei ole küll nii halb, kui on see Lätis ja Leedus siiamaani, ega ka Kreekas, aga selge on, et me selles supis selles mõttes koos oleme. Nagu öeldud, 2009–2013 oli inflatsioon 15,3% keskmiselt. Me räägime keskmistest, tegelikult ma oma kogemusel võin küll öelda, et korteri rent, mingid elektriarved, mingisugused müstilised summad, mis iga kuu mu rahakotist välja lähevad. See inflatsioon ei ole olnud 15%. Ma tunnen, et minu ostukorvis on see olnud oluliselt suurem.
Finantssektori keskmine palk Statistikaameti andmetel 2008. aastal oli 1204 eurot. Tänaseks päevaks on see 1212 eurot, ehk siis tõus on olnud 8 eurot. Kui te arvestate, et inflatsioon on olnud 15%, siis see on ka umbes reaalne kahanemine olnud siis viimase 6-7 aasta jooksul. Kui te arvestate siia juurde, et finantssektori tööhõive on langenud 11 000-lt 9000-ni ja eelkõige ma arvan, et on koondatud, kui mul ei ole täpseid andmeid, madalapalgalisi inimesi, siis tegelikult see reaalne kahanemine on olnud suurem. Nojah, palkadest, millest veel. Ma vaatasin, võrdlesin ka 2008 versus 2013 andmeid. Keskmiselt on reaalkasv olnud -2% Eestis. Küll aga võib positiivseid näiteid tuua. Ja siin tuleb ka natuke see ametiühingu teema sisse. Mäenduses on reaalkasv olnud 15%. Energeetikas lausa 26%. Nordeast mõned faktid. Mul ei olnud väga head ligipääsu meie finantsaruandlusele, kuna me oleme filiaal, siis ma ausalt öelda leidsin ühesõnaga üles pressiteated ja seal olid kenasti nii-öelda kasumi aruanne välja toodud, mis oli kõrvutatav 2009. aastast kuni 2012. Midagi muudeti 2013. aastast, nii et ma ei tea, kas enne meil oli leasing sees ja peale seda mitte, nii et igal juhul ta ei olnud otseselt võrreldav. Aga ma arvan, et trendid annab kätte. 2009 kuni 2012 tulud kasvasid 42%, kasum kasvas 61%. Puhaskasum, mis on siis kasum peale provisjone ja laenukahjusid, jõudis tegevuskasumi lähedale, mis oli siis 47 miljonit eurot. Ma ütlen, et siin peaks leasingist sees olema, sest me oleme praegu, me ütleme ka, et meil on 47, aga tegelikult on uuesti kasvanud. Ja selle vahepeal adminkulud, mis sisuliselt on palgad, kasvasid 13%. Inflatsioon sellel ajal oli 13%. 2009 kuni 2000 tänase päevani on Nordea grupi aktsia kasvanud 3 eurolt 12 euroni. 4 korda. Ja teiseks ma räägiks siis nagu tänastest mängureeglitest, mis meie organisatsioonis määravad siis inimese, ütleme lihtsustatud töötingimused. Esiteks ma räägiks natukene, mis asi on väärtus, siis kuidas seda siis luuakse. Siis ma räägiks, kuidas väärtust jagatakse erinevate huvigruppide vahel. Kolmandaks ma natukene mõtiskleks koos teiega konkreetse töötaja, indiviidi palga kujunemist ja mis seda mõjutavad. Järgmiseks ma natuke räägiks, kui palju inimestel on võimalus kaasa rääkida struktuuri muudatustes ja koondamistes. Ehk siis väärtuse loome, mis asi on väärtus? Lihtsustatult meie organisatsioon, pank teeb mingit teenust oma klientidele. Mulle meeldib natukene humanitaarsemas kõnes öelda, et me osutame teeneid. Teenus kõlab kuidagi kõledalt. Olgu, me osutame teeneid ja selle vastu me saame klientidelt mingisuguse rahalise ekvivalendi, kuidas nad siis seda teenust väärtustavad. Nüüd see on kogu see väärtus, mida organisatsioon loob, meie tulud. Väärtuse loovad inimesed, mis asi on pank? Väärtuse loovad inimesed, siis on meil IT-infrastruktuur, majad ja siis on see kapital, mis läbi jookseb.
mida me laename sisse ja laename välja ja teenime intressi. Kui ma õppisin juhtimist, siis minust pidi saama eelkõige kas siis ettevõtte mingisugune juht või loodetavasti kunagi ka omanik ja maru palju räägiti sellest, mida saab juht teha selleks, et ettevõtte kasum kasvaks. Või omanik siis. Ja selleks on mingid väga lihtsad mehhanismid juhtimis nii-öelda teadmistes. Enamus, kes seda õppinud, teavad seda. Esiteks ettevõtte kasumlikkust või seda palju ta suudab väärtust genereerida ega endale siis saada, mõjutab konkurentsi olukord. Mida suurem konkurents, seda tihedam on kaklus omavahel ja seda vähem ettevõtted saavad kasumit teenida. Et mida suurem on ettevõte, mida vähem on sul konkurente, seda suurem tõenäosus on, et sa saad kasumit teenida. Teine hea mehhanism on klientide lojaalsuse suurendamine. Mida lojaalsem klient, seda rohkem saab talt üldiselt hinda küsida. Ja inimene on ka valmis maksma seda hinda, sest ta on lojaalne. Ta ei lähe konkurendi juurde üle. Kolmandaks, toote erilisuse rõhutamine. Ehk siis kogu see brändinduse ja mingi erilisusega seotud temaatika, et klient siis jälgiks rohkem neid omadusi kui hinda. Tähelepanu kõrvale juhtimine hinnad. Hind ei ole oluline. Oluline on, meil on kõige parem toode. Osta seda. Üks hea mehhanism on tootelt nii-öelda ümber lülitamiskulude tõstmine. Piltlikult öeldes, kui sa oled õppinud ära ühe arvutiprogrammi, mis on võtnud sul, ma ei tea kui kaua aega kõik nende manuaalide ja kogu sellega mässamist, siis vaevati, et sa lähed ja installeerid arvutisse selle mingi konkurendiprogrammi, sest sa pead ümber õppima. See on väga keeruline. Jällegi võimalus klientidelt rohkem hinda küsida. Ja nii edasi. Ja ma räägin hiljem, kuidas need samad mehhanismid tegelikult toimivad organisatsiooni sees ka organisatsiooni ja töötajate vahelise siis nii-öelda läbirääkimiste või selle siis mingisuguse läbirääkimisprotsessis on. Nüüd üks on väärtusloome, me teeme teeneid, saame sellest mingi rahalise väärtuse tagasi. Et küsimus on, kuidas siis seda väärtust jagatakse. See on kõik, mis on kasumi aruandes siis allapoole tulujoont. Ehk siis panga puhul on siis kõige suuremaid kuluartikleid intressikulu, ehk siis võlaosaldajatel on vaja siis laenatud raha eest maksta intressi, siis on IT-kulu, ehk siis väärtus IT-poistele, siis on töötajate palk, administratiivkulu, ehk siis väärtus töötajatele. Ja kui laenukahjud ka veel maha arvestada, kui need on, siis jääb väärtus aktsionärile ehk kasum. Küsimus, kes otsustab selle üle, kuidas seda väärtust jagada? Selleks on väga lihtne vastus. Küsimus, kes teeb eelarvet? Sest eelarve on ju peegeldus kasumi aruandest. Seda teeb juhtkond. Kes valib juhtkonna? Seda teevad omanikud. Sellepärast ehk me kuuleme ka väga palju räägitavat väärtusest aktsionäridele, shareholder value'st, sest juhtkond on valitud nende poolt ja nad eelkõige on kallutatud teenima juhtkonna või omaniku huve. Siin mul tuleb meelde üks ja ühesõnaga ma tahan jõuda sinna, et need ülejäänud, kes on väärtust loonud, kes tahaks ka selle väärtuse jagamisel osaleda, kui nad on sellest välja lülitatud, siis ütleme, et kellelegi see päeva lõpuks õnne ei too. Mul tuleb üks näide meelde oma lapsepõlvest, mul on kaksikvend, üldiselt oma
ikkagi oma jõu poolest, ma ei tea, kes intelligentsi poolest, ma alati olen arvanud, et mina olen ikka targem ja eks seda on ka tema arvanud. Aga meil oli väga suur probleem täpselt selle sama väärtuse jagamisega, ema tõi meile õhtul koogi ja siis oli küsimus, kuidas seda jagada. Ja kuna meie jõud olid võrdsed, siis üldiselt algselt me mõtlesime, et siis üks mees lõikab ja siis ta ka valib, kumma tüki ta võtab. No te kujutate ette, mis tulemus oli, kuna tema käes oli nii nuga kui ka siis hilisem valiku võimalus, siis teine sai väikse killu ja tema võttis siis enamuse. Sellele järgmised tülid, kaklused, tihti ka kaldusime vägivalda kasutama. See ei olnud mudel õnnelikuks perekonnaks, õnnelikuks vendluseks. Mingil hetkel me saime aru, me olime kuskil 4. klassis, see ei ole liiga keeruline. Et võib-olla paneks paika reeglid. Sellised reeglid, mis toodavad rahulolu, õiglust ja vähe vägivalda. Ja lahendus oli see, et kui üks mees lõikab, siis teine mees valib. Ja üldiselt see kook ikka sai pooleks jagatud. Väga ilusasti. Nüüd järgmisena ma räägiks siis konkreetse töötaja palga kujunemisest tänases olukorras, kui ei ole ametnikud. No inimese palk teadagi sõltub inimese kompetentsist, tema isikuomadustest, tema energilisusest, tema töö tulemustest, tema positsioonist organisatsiooni hierarhias ja ka tema teatud julgusest üldse minna läbi rääkima, midagi nõudma. No seda omakorda mõjutavad, kas inimene on riskialdis või mitte, kas tal on maja laen või mitte, kas tal on lapsed või mitte, kas tal on võimalus ähvardada või öelda, et kui ma ei saa seda, mis ma soovin või me ei tee mingit kompromissi, siis ma lahkun. Ehk siis kas tal on alternatiivid kuskil mujal saada samaväärne või parem töö. Ja teadagi, need kõik tingimused kõikide inimeste jaoks on väga erinevad. Nüüd seda sama läbirääkimist organisatsiooni esindaja, ehk siis otsese juhi ja selle töötaja vahel tegelikult mõjutavad need samad mehhanismid organisatsiooni sees, millest ma rääkisin enne, kuidas organisatsioonid suurendavad oma kasumlikkust. Ehk siis inimese läbirääkimisjõust ja kui asendatud on. Ja me teame vanasõna, et kõik inimesed on asendatud. Ehk siis kui palju teil tegelikult seda läbirääkimisjõudu on. Üksik inimesel võib alati välja vahetada. Teiseks üks tore mehhanism on inimeste lojaalsuse tõstmine. Ja ma ei ütle, et lojaalsus on halb, ma arvan, et lojaalsus on väga hea asi. Lihtsalt asi on selles, et siin toimib natukene seesama asi nagu klientide puhul, nagu nii ka töötajate puhul. Et kui inimene on lojaalne, siis milleks temaga sellest palgast midagi rääkida, ta ju ei lähe ära, nagu nii. Siis kolmandaks info kättesaadavus üldse. Et kui informeeritud me üldse oleme, et mis on minu palk võrreldes minu kolleegide palkadega, võrreldes minu ametikohal töötavate inimeste palkadega teistes pankades näiteks. Väga väike. Ja töölepingus on sees, et see leping on konfidentsiaalne. Välja arvatud isiklikud kontaktid teistes pankades töötavate inimestega, meil ei ole ülevaadet. Kas me teenime rohkem või vähem kui teised. Et mis on siis meie see võrdluspunkt, seda ei ole. Seesama bränd. Ja ma tean, suures võimsas organisatsioonis me oleme peale Statoili, ma saan aru, Skandinaavia oli suuremas kontsernis. Töötada on turvaline, on hea. Sa võid sugulastele öelda, ma töötan kõige suuremas kontsernis nagu kogu Skandinaavias. See on süsteemne pank üle maailma, see mitte kunagi ei faili ja nii edasi. Ehk siis tähelepanu pööramine jällegi mingitele immateriaalsetele väärtustele, mis sa justkui saad. Jumala eest mitte rääkida rahalistest väärtustest.
ja mitte vähetähtis on nii-öelda see ümberlülitamiskulu. Et meil on teatud organisatsiooni spetsiifilised teadmised. Inimesed, kes õpivad ära ja mina olen seda teinud, igasugused panga spetsiifilised programmid, mis on jumal teab millal välja mõeldud. Et me oskame neid kasutada, ma kujutan ette, selleks läheb aasta, et need endale selgeks teha, et oma tööd hästi teha. See puudutab back office'id, see puudutab, ma ei tea, väga paljusid igasugused laenuprogrammid, tellerid, kõik nad õpivad ära mingi väga konkreetse programmi. Et nende teadmistega väljaspool Nordetal mitte midagi teha. Sa tead, jah, okei, et see programm põhimõtteliselt aitab sul mingisuguseid asju teha. Aga kui sa turule lähed, ütled, võt, sellise asja on selgeks, kõik vaatavad, okei, väga hea. Ja muidugi seda sama läbirääkimisprotsessi mõjutavad organisatsioonist väljas olevad tingimused. Ehk see sama tööjõupuudus. Et kui suur on see töötute reservarmee, kellega sa organisatsioonist väljudes siis kemplema pead hakkama. Kui töötusmäär on väga suur, siis on väga keeruline uut töökohta leida samadel tingimustel või paremalt. Siis mõne sõnaga läbirääkimistes siis, palga läbirääkimistes, mida me enamasti peame korra aastas, kui meile tehakse see PDD või siis see aasta ülevaade. Ma küsiks nii, et kas sellel allüksuse või keskastme juhil või siin otsesel juhil on õigust neid läbirääkimisi pidada. Jah, formaalselt on, aga tegelikult mitte, sest et tema peab täitma eelarve. Eelarve üle tema ei otsusta, eelarve antakse talle ette. Kui seal on öeldud, et palgakasv on 0, 1%, 2%, siis on tal see kook ees, on ju, ja 15 alluvad tulevad, ütlevad, ma tahan saada 2, ma tahan 3, ma tahan 4% saada, ma tahan nii palju saada, or else. Ja mul on olnud mõned huvitavad jutuajamised ka keskastme juhtidega, kes tõesti siiralt on öelnud, et neil on piinlik. Neil on piinlik aastast aastasse anda ette uusi KPI-sid, uusi eesmärke, mida on vaja saavutada. Ja kuna eelarve kulu poole neile ette antud, siis ei saa mitte midagi vastu anda. Teine oli, nägin ka keskastme juhti mõned päevad tagasi, ta soovis mulle edu, lootis, et selle ametiühingu asjaga läheb kõik hästi. Ja ma küsin, kuidas sul läheb, et mis teed? Kuule, et lähen mingit salary review'd tegema. Et mis asi on siis? Ta ütles, et ma lähen vaatan siis neid numbreid. Kuidas sellega on siis? Mis ma neid vaatan? Muuta ma neid ei saa. Ja me teame neid iga-aastaseid jutuajamisi, et praegu on üldse rasked ajad, see aasta midagi teha ei saa, pingutaks veel, et eelmine aasta sa nagu, sul tuli päris hästi välja, aga võib-olla võiks veel paremini, on ju. Et võtaks selle teema järgmisel aastal ette. Et sellega seoses mul tuleb ka üks isiklik lugu meelde, kui ma väike poiss oli, ema keetis suppi. Väga tore. Ma söön seda suppi, ma ütlen, ema, see supp on mage. Ja selle asemel, et ulatada mulle soolatoos, ütles ta, võttis siis, et seal maitses, ta ei ole mage. Ma söö ära. Mis mul üle jäi, eks ma sain selle suppi ära ja lootsin, et järgmine potitäis on, siin on soola ka pandud. Aga isegi selles nii-öelda paralleelis, et tal on see soolatops, aga ta ei saa anda sulle seda. Sa pead ootama seda järgmist potitäis. Siis need on siis läbirääkimised tänasel päeval. Üks asi, mis puudutab boonuseid, on võib-olla mitte kõigile teada-tuntud fakt küll tippjuhtkonnale ja kuidagi ka mulle, et iga aasta pank teenib kasumit või grupp ja siis tehakse nende profit sharing. Ehk siis kasumist antakse sisuliselt boonus inimestele töötajatele, sellepärast et on ületatud kasumi eesmärk ja nii edasi. Minu jaoks oli see üllatus, aga mingil põhjusel, näiteks Baltikum, ka Eesti, saab siis sellest summast 40%. Et jällegi, mida saab inimene
sa oled, ütled juhile, kuule, see nagu ei ole õige. Miks me saame 40, miks rootslane saab nagu 100% sellest summast, on ju. Et nojah, aga mõtle, siin on üldse, meil on madalam elastase ja mõtled, täpselt, meil ongi madalam, me peaksegi saama rohkem. Et norrakatel on ka erinevad palgad taanlastega võrreldes ja edasi, aga nemad saavad 100 kõik. Me saame 40. No järgmine asi siis mängureeglid täna, struktuurimuudatused. Ja mitte midagi ei ole teha. Tuleb otsus, mängime natuke kontoreid ümber, mängime back office'it ümber. Sina lähed nüüd selle inimese alluvusse nii vastupidi, on ju. Et valik on see, kas teenida edasi või siis organisatsiooni sees või organisatsioonist väljas kasutada oma kontakte, oma leidlikkust selleks, et saada jälle mingi hea koha peal. Aga siin on selgelt inimeste võimalused erinevad. Ja siis räägiks töökoha kindlusest. Eks tegelikult koondamistes. Et tänased reeglid paneb paika seadus. See seadus õgvendati ära siin mõned aastad tagasi tööjõuturu paindlikuks muutumise huvides. Ja loomulikult paindlikud peame olema meie. Et ma saan aru, et majanduses toimuvad muutused, on ju, tulevad uued tehnoloogiad, inimesi ei ole võib-olla nii palju vaja mingite protsesside nagu tegemiseks. Ja siis on mingid muud asjad nagu lihtsalt kulude kokkuhoid. Me nimetame siin, restruktureerimist nimetame siis simplifitseerimiseks, on ju. Kuidagi lihtsustame oma tööd ja nii edasi. Aga kuidas siis see koondamine käib seaduse järgi? Ma eile vaatasin siis järgi. Koondamisest ette teatamine. Alla 1 aasta staaž, pool kuud ette teatamist. 1–5 aastat. Miinimum 1 kuu, 5–10 aastat, miinimum 2 kuud. Ja üle 10 aasta peab teile ette teatama 3 kuud enne teie koondamist. Koondamise põhjused võivad olla loomulikult majandused. Rasked ajad, tööd ei ole palju, inimesi ei ole nii palju vaja ja nii edasi, kulude kokkuhoid. Ja mis edasi saab? Teil on ette teatatud, järgmisena on siis töötuskindlustushüvitis peale koondamist. 1 kuu palga maksab tööandja ja siis on võimalik saada kindlustushüvitis. See on siis riigipoolne, ehk siis tegelikult töötajate enda fond. Jällegi see on siis seotud ka staažiga. Kaotsin 5–10 aastat tööstaaži saad 1 kuu palga juurde. Üle 10 aasta staaži, siis saad 2 kuu palga. Ehk siis, kui sa üle 10 aasta oled töötajad, sul on 3 kuud ette teatamist ja sa saad põhimõtteliselt 3 kuu palga. Väga hea. Siis peale seda on võimalik taotleda töötuskindlustushüvitist. See on siis, ütleme siis mitte töötu abiraha, aga see, kes on koondatud. Mõtleks minu jaoks üllatus oli see, et kui sa lahkumisavaldus annad, siis neid rahasid sa ei näe. Sa oled ise lihtsalt ära läinud. Siis koondamise puhul töötuskindlustushüvitis on hüvitise kestus on alla 5-aastase staaži puhul pool aastat, 5–10 aastase staaži puhul 3/4 aastat ja üle 10-aastase staaži puhul 1 aasta. Ja kui suur on siis see hüvitise suurus? 50% palgast 100 päeva ja 40% 100 päevast kuni aasta lõpuni. Ja siis tekib küsimus, et mitu kuud, te võite ise mõelda, mitu kuud te siis nagu nendes olukordades vastu peaksite. Enne kui on vaja, kui palju on sääste, see kõik sõltub, palju on kohustusi, maja, laenud, auto, liisingud ja nii edasi, ja kui kõvasti te peate vaeva nägema, siis et leida uus töökoht. Ja ma arvan, et üldise ebakindluse taga on ka laiem kontekst, et tegelikult see seadus paneb inimesed alati teatud, ütleme siis ärevusseisundisse. Mis ikka saab? Edasi ma räägiksin võimalikeks uutest mängureeglitest, juhul kui on olemas tugev ametiühing ja see, mis toimub siis meie emapanga töötajate hingedes läbi selle.
ehk siis kõiki need eelnevalt nimetatud palga, boonuse, nii-öelda koondamisega seotud teemasid ja ka muid teemasid on võimalik muuta. Need mängureeglid ei ole raiutud kivisse, neid on võimalik läbi rääkida kollektiivselt, organisatsiooniga. No mõned siis uued terminid. Kollektiivleping. Vau, mis asi see on? No sisuliselt suures plaanis põhimõtteliselt on see kokkuleppimine kollektiivselt organisatsiooniga selle ühe väärtuse jagamine. Kui suur see peab olema kogu sellest potist, ehk siis milleks on administratiivkulud ehk palk. Tavaliselt kollektiivlepingud on 1–3 aastase kestusega. Üks on, mis asi see, kui suur see palk on ja kuidas see kasvab. Kusjuures, kui te mõtlete natukene, siis tegelikult kollektiivleping juba kehtib meie jaoks de facto. Faktiliselt on olemas. Ja see on eelarve. Asi on lihtsalt selles, et juhtkonnal ei ole võimalik kahjuks siiamaani palga üle läbirääkimisi kollektiivselt pidada, sellepärast ei ole kellegiga pidada. Ja siis sinna kirjutatakse number, mis ühelt poolt pähe tuleb ja teiselt poolt, mida organisatsioon ära kannatab. Inimeste rahulolematus või nende ootused, see konflikt ei läheks liiga suureks. Ja kaadri koolavus ja kõik need asjad. Ma toon teile mõned näited. Tallinki kollektiivleping. Ain Hanschmidtiga olen kohtunud, ma ei ole seda teemat võtnud üles, oleme rääkinud palju ilusamatest asjadest. 2014. aastal lepiti kokku keskmine palgatõus 8,25% aastas ja 1000 madalapalgalisel inimesel üle 10%. Kusjuures alustati nii, et ametiühing soovis 21% palgatõusu ja juhtkond oli valmis andma 5%. Lõpuks siis riikliku lepitaja juures lepiti kokku 8,25 kõigile ja madalama palgalistele, see oli vist 12%. 2015 aasta, praegu on rasked ajad, lepiti kokku 3–5% olenevat töökohast palgatõus aastas. Eesti Energia 2013 aasta kollektiivleping tõus kõigile 9% aastas. 2 aastat siis järjest kehtis see leping. 2015. aastal, kuna nafta hind on langenud ja Eesti Energial ei lähe nii hästi, lepiti kokku 2–4%. Kaeburid. 2011 aasta palgatõus 11%. 1500 inimest töötab seal. 2013 tõus 90 eurot kuus. Mis inflatsiooni tõusu siis tasandab ära. Siis ma leidsin netist üles tegelikult meie emapanga kollektiivlepingus on täitsa olemas, see on inglise keeles ilusti. Ja seal on lepitud 2014, see oli 3-aastane leping ja kõigile 20 euri kuus pluss, ütleme sisuliselt 40 eurot kuus. Ma ei tea, kuidas sellise numbrini jõuti, aga seal on ka väga pikk dokument, seal on väga palju muid asju ka kokku lepitud. Muideks, selle finantssektori kollektiivleping ei laiene tippjuhtidele, kahjuks ka kontorijuhtidele, kahjuks ka inimressursi juhtidele, siis HR juhtidele. Et järgmine asi, mis on siis uus mängureegel, struktuuri muudatused ja koondamised. Samuti võimalik mõjutada. Ja see on fakt, et Andresel oli tehtud eelmisel aastal sulgeda 6 kontorit. Andres oli sellele vastu. Ega ta muidu ei palunud tegeleda selle ametiühingu teemaga, sest tal ei olnud seljategust. Ja me teame, mis oli tulemus.
küsimus on, kas töötajad on üldse selle mingite suuremate koondamiste struktuuri muutustega nõus. Küsimus on, millises tempos seda teha. Küsimus on, mis on ette teatamine, kas see on seadusest tulenev või on mingid paremad tingimused kokku lepitud. Ja küsimus on, millised on siis hüvitised, kas on miinimumseadus või on mingi muu. Järgmisena siis ma tahaks ühe termini lahti rääkida, et mis asi on usaldusisik. No sisuliselt usaldusisik on siis ametiühingu liikmete poolt valitud inimene, kes nende huvide eest seisab. Ei ole mitte midagi rohkem. Tema läbirääkimisvastaspool on ettevõtte juhtkond. Ehk ta vahendab informatsiooni ja mingisuguste tingimuste läbirääkimist töötajaskonna ja ettevõtte juhtide, kes enamasti siis esindavad omanike huve, nende vahel. Siis muidugi üks huvitav fenomen, millel veel peatuks, streigid. Mis asjad on streigid? Seaduslikud ja viimased survevahendid oma huvide kaitsmiseks töötajatel. Üldiselt on tegemist kaotaja mänguga, mõlemad kaotavad. Siis on kumb vastu peavad kaovad ja mis sellest saab. Ja siin ma tooks ühe isikliku näite, kuidas siis sellesse nagu tabu teema minu jaoks küll tõmbas külma jodinad üle selja, streigid, ma olen ju juhtimist õppinud. Ja siis ma kunagi õppisin Soomes ka, Helsingis, talvel on ju, väljas on külm, minu korter on kuskil ääre linnas on ju, ma sõidan sinna rongiga, rongid ei sõida. Küsin, mis toimub, miks rongid ei sõida? Streigivad, rongijuhid streigivad. Kurat, ma olin jumala närvis, ma mõtlesin, mida nad streigivad, mina tahan kooli minna, ma tahan poodi minna, ma tahan koju jõuda. Adumata absoluutselt seda, et nad kasutavad oma viimast seaduslikku ja õiguslikku survemehhanismi selleks, et oma huvide eest kaitsta. No, mina olin noor, mina pidin saama tippjuhiks, mis minul nendest streikidest. Ja ehk siis kokkuvõtvalt ma natuke rääkisin mingid põhiterminid lahti, põhimehhanismid lahti, mis on praegu ja mis võiks olla. Sisuliselt on see kollektiivne kaitse nõrgemale, töötaja tervikuna ja ma arvan, et ka kõige nõrgematele meie seas. Ehk siis ma pean silmas meie kontoritöötajaid, meie inimesi, kes töötavad regioonides, kus võimalused on veel väiksemad ja meie back office. Aga kes iganes tunneb ennast nõrgana, siis see idee on nende jaoks. Ja see muudab, see organisatsioon muudaks mängureeglid. See muudaks mängureeglid nii, et kõik töötajad saaks sellest võidaks ja pikas perspektiivis tegelikult ka omanike huvid on kaitstud. Sellepärast, et kui sul on rahulolev töötajaskond, siis selle organisatsioonil läheb pikas perspektiivis hästi. Nii, siis neljandaks natukene tagasisidest, et mida mul on siiamaani siis öeldud. Et kui see jutt nüüd kedagi puudutab, sest ma tsiteerin ju kaudselt e-asi, siis loomulikult nimest nimetamata, siis palun ärge kuidagi solvuge, et organisatsioonis on inimesi palju, arvamusi on palju ja kõik arvamused on selles mõttes okei. Ja tagasiside on olnud väga erinev, nagu ikka. Ühed on olukorraga rahul, neil läheb hästi, või siis nad ei ole rahul, aga nad arvavad, et läheb hästi või ei taha selle jamaga tegeleda. Nad ei taha muuta, nad on konservatiivsed. Teisest küljest on inimesed, kes tunnevad, et midagi on valesti ja seda võiks muuta. Ja siin mõned näited. Et mul on tulnud meili peale mõningad tagasisidet, et väga hea asi, väga julge tegu, anna minna. Ühest regiooni kontorist helistati mulle üks päev, tänati öeldi, et vau, et me oleme siin seda asja arutanud ja loodame, et sellel ideel on jumet ja see asi võtab tiival alla. Ja ma ütlesin, jah, seal regioonis tõesti, et seal on veel raske.
et kui linnades, ütleme suuremates tsentrites, Tallinnas ja Tartus inimestel on veel võimalusi valida, on ju, siis kui sa ikka elad seal, ütleme selles kuskil kõrval, sul on oma majakene, sul on oma laenukene, sul on kogukond, on ju, no mis valikud sul siis on? Ja aga on oldud ka, on ka seda konservatiivsemat poolt olnud, et siin mõned näited. Et kas kutsuda üldse seda asja ametiühinguks, et see on kuidagi tekitab kõhedust. Ma ütlesin, ma ei tea, ma mõtlesin, et noh, Nordea kolleegide klubi. See on nagu spordiklubi, inimesed ajavad segi, on ju. No ei, võib-olla ikkagi kutsume ikka ametiühingu, no see on see, mis ta on. Siis kuidagi jutt oli see, et kas nagu pikaajaliselt inimesed vajab, pikaajaliselt töötanud inimesed võib-olla vajab üle 10 aasta ja nii edasi. Võib-olla nad vajaks nagu natuke pikemat etteteatamist, kui soovitakse neid koondada või kuidagi, et väärtustame siis seda lojaalsust ja kõike. Siis vastus oli kuidagi, et milleks. Aga ma mõtlesin, et aga sa oled ka juba ju 7 aastat töötanud. Mõtlen, aga kui sa ise paned ennast sinna sellesse olukorda, siis oh my god, sul on õigus. Siis küsimus sellest, kas on ikka vaja kommunikeerida inimestele tõusvaid palku, et ametiühing võitleb või seisab selle eest, et inimeste palgad tõuseksid. Et kas see võiks öelda, et palgad on kindlad, mis? Ma ütlesin, et kindel palk on ka hea, aga tõusev palk on ju parem. Et ma olen siin mõned näited toon, milliste kollektiivlepingud on Tallinkis, Eesti Energias, määnduses kokku lepitud, on kõik kasumlikumad ettevõtted. Minu teada Nordea on ka kasumlik ettevõte, et palgad ju võivad tõusta ka. Ja siis on see töökoha kindlus. Et kas see ikka hirmus ei ole, kui ma seda ütlen, et ametiühing seisab selle eest, et inimeste töökoht oleks kindlam. Kõik, mis puudutab koondamise ja kogu selle asjaga seondub. Ja ma vastasin, et mis hirmus, ma nagu müün kodukindlustust inimestele. Ja ütlen, et kui läheb põlema, siis sul on okei, siis on kindel. Et see ei ole inimeste hirmus, vaid see on pigem mingite teatud hirmude mahavõtmine. Ja siis on olnud ka veel mõned kommentaarid, et aga me oleme ka aktsionärid. Ma ütlesin, ma ei tea, mul pole ühtegi aktsiat. Ma ei ole sellest midagi või. Et inimesed, kellel on midagi aktsiat, tohutu portfell ja varade väärtus on tõusnud 4 korda 2009. aastast, võib-olla võib üldse, ma ei tea, töölt ära minna, rentieeks hakata, milleks, intressidest elada. Ja siis üks huvitav küsimus, mis ma arvan, et on väga oluline. Väga hea küsimus. Aga mis väärtust loob ametiühingu usaldus ise? Ja ma vastasin selle nii, et ma olen ainuke inimene siin majas ja selles organisatsioonis, kes on justkui inimeste juht. Ja kelle valimisel ja kellele suuniste andmisel on inimestel õigus seda teha. Ilma, et nad tunneks, et nad oleks võimalik kuidagi vastu nähte saada. Ainuke demokraatlik organisatsioon. Ja me teame, et palju räägime vabadustest, demokraatiast, mõelge ise, palju me sellega kokku puutume. Oma vanemaid me ei vali. No ei ole päris see. Koolis on ju, direktorid, õpetajad. No ei ole seda demokraatiat. On ikkagi käsumajandus, teeme nii ja olgu tehtud. Töö, nüüd me oleme täiskasvanuks saanud, siin me vedame pool oma produktiivsest ajast. Mitte ühtegi, mingit valikut meil siin ei ole, midagi teha ei saa. Ma arvan, et see on väga oluline asi. Kuidas sul naise valimine läheb, Hannes? Kuidas sul naise valimine läheb? Ma püüan ikkagi jääda endale kindlaks. Või Simon. Ja ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, et äärmusest on need arvamused olnud. Ja mulle ei ole veel helistatud, et kuule, ma ei tea, teeme streigi või midagi, nii hulle kõnesid ma ei ole saanud, aga minu idee on see, et ma pean olema seal kuskil jooksma keskelt läbi. Et ma ei ole konservatiivne liiga, kõik on hästi, mis me siin ikka läbi räägime ja üldse, või siis teiselt poolt, minema ajama pilli lõhki, aga ma arvan, et see kesktee on võimalik. Nii, ja siis järgmisena siis, mis on siis plaan? Plaan on tegelikult olnud kirjas ka selles esialgses kommunikatsioonis seal siseveebis, aga väga lihtsalt öeldes.
täna oli koosolek, ma selgitan ära, me paneme selle video siseveebi üles, inimesed saavad seda vaadata. Märtsis ma käin läbi kõik kontorid, räägin seal inimestega. Peale seda on siis selgunud, palju meil liikmeid üldse on. Inimesed, kas kuidagi see mu jutt kõnetas inimesi või mitte, kas asjal on jumet. Siis on meil mingi teatud liikmete arv. Siis peale seda oleks vaja analüüsida, et mis olukord meil siis on ja mis on siis võimalused või eesmärgid. Ja ausalt öelda, mul on ootused väga kõrged, ma ei ole kindel, kas juhtkond selles osas vastu tulevad, aga ma loodan, et see saab olema avatud, konstruktiivne nagu dialoog. Et ma tahaks näha neid mis asi on see rahulolu uuringuid. Ma ei tea, kui palju mida see näitab, on ju. Hannes, kes on juhtkond? Juhtkond on Petri Nikila. Milline pirukas? No jah, sest tal pole ka seljaladust. Aga siis siis ei ole, pirukas ei ole etanud. Siis tuleb läbi rääkida. Ma loodan näha siis kõigepealt seda rahulolu uuringut natuke aru saada, mis sentimendid on, ma arvan, et muidugi käies kontoritest läbi ja rääkides inimestega ja võttes vastu kõnesid ja e-mail on mingi pildi saanud. Teine, üks olulisemaid asju, ma tahaks näha Fontese palgauuringut, mida tehakse iga aasta või üle 2 aasta, mis võrdleb erinevate ametikohtade palkasid finantssektoris. Kõik pangad pannakse ritta. Tahaks näha, mis on mediaanid, kus me oleme allapoole mediaani, kus me oleme ülevalpoole mediaani ja siis mõelda sealt edasi. Ja peale seda tuleks siis alustada kollektiivlepingu läbirääkimisi. Seadus ütleb, et peale minupoolset ettepanekut 7 päeva jooksul peaks nagu läbirääkimised algama. Kui me nii kaugele jõuame, siis ma olen kindel, et kui sellel asjal on jumet ja inimesed tulevad siia taha, siis tõenäoliselt oleks vaja valida veel usaldusisikuid. See on võimalik, ma arvan, et jaepangast peaks olema keegi, kes tunneb seda poolt rohkem. Ja korporatiivpanka ja back office'it saan siis mina rohkem on ise. Aga meil peaks olema mitu inimest, see on ikka tiimitöö. Ja kaua need läbirääkimised kestavad? Ma ei kujuta ette, 3 kuud, 4 kuud, 5 kuud, 6 kuud. Aga siin vahepeal tuleb suvi vahele, aga sügisel peaks see asi kuhule jõudma. Ja üks kommentaar veel, et kui see kollektiivleping on allkirjastatud, siis ma suurima hea meelega annan sisse oma lahkumisavalduse ja minu teened selle organisatsiooni ees on täidetud. Ma tunnen, et ma olen oma töö nagu ära teinud. Ehk et mind ei saa kuidagi mõjutada, ei positiivselt, et karjäärivõimalused kaovad selles organisatsioonis või negatiivselt. Ma lahkun mingil hetkel nagu nii. Aga ehk siis ma olen suhteliselt sõltumatu selles protsessis ja ma saan selle asja ilusti ära nagu lõpuni. Ja ma arvan, et see peaks nagu liikmetele hea uudis saada. Nii, siis mõned asjad veel. Ma näen, et see jutt ikka läheb maru pika. Tasu. Esialgu tasu ei ole. Ma arvan, et mingil hetkel mingi väike raha on vaja küsida, sellepärast, et järgmised koosolekud, kus on juba liikmed, kuhu kutsutakse liikmed mingi teemasid arutama. Küsimus on liikmelisus on konfidentsiaalne. Järgmine koosolek, ma ei saa liikmeid siia kutsuda, sellepärast, et võib-olla inimesed mõtlevad, et äkki tuleb välja, et ma olen ka liige ja mingi pahandused tekkida sellest. Miks see konfidentsiaalne on? No ajaloos kahjuks on inimesi taga kiusatud sellepärast, et see on selle jaoks. Aga Skandinaavias on 89% inimesi liikmed, see on ennast mõistetav, see selline asi tuleb nagu mõttesse. Aga kas see konfidentsiaalsus on pigem sellepärast, et võib-olla keegi ei taha, et nimi avalikustatakse mitte selle poolest, et nüüd organisatsioon nõuab, et see on konfidentsiaalne? Keegi keela vist sul enda nagu... Sa ise võid oma liikmelisust ju avalikustada. Ei, sa võid minna kas või Vabaduse platsile. Ja võid igat nagu hääle. Ikka kaamerale intervjuud anda kuskil oma. Võid kapist välja tulla. Kas ei ole
oleme häbiasjaga ametiühingud, ütleme Elion, EMT, kõik teavad, et on ametiühingud ja väga soositud ja nii edasi. See ei ole mingi häbiasja, mida seda salaja jah, absoluutselt. Tegemist on täiesti, see on mingi põrandalune liikumine, mingisugune salaorganisatsioon. Kuigi see oleks palju põnev. Teeme eraldi veel ühe põrandaluse organisatsiooni. Väga hea kohe. Siis võib-olla üks küsimus, mis võib olla õugus. Mis saab liisingutöötajatest? Ma arvan, et liisingutöötajad võiks saata, kes soovivad ära oma avaldused keskorganisatsiooni ja siis saab hiljem otsustada, kas teete oma organisatsiooni. Ma arvan pigem, et oleks mõistlik teha, koondada need jõud kokku. Aga see on... Kuigi läbirääkimised neil vist on nii-öelda, kui sa räägid juhtkonnaga läbirääkimised on eraldi, siis ju ikkagi erinevad juhtkonnad. No selles mõttes, et finantssektori ametiühingud räägivad kõikide pankadega läbi kollektiivselt Skandinaavias. Et see peab olema nagu meie töötajad versus juhtkond, see võib olla laiem. Aga selle üle võib siis diskuteerida. Seda saab arutada hiljem. Kuidas see Eestis nagu plaanis on, või kuidas nagu teeb nii, et sõsarorganisatsioonidega... Meil kahjuks ei ole ühtegi sõsarorganisatsiooni. Et mujal ei ole allorganisatsioonid. Teistes pankades ja finantsasutustes? Ei ole, seal on ainult usaldusisik. Siis võib-olla küsimus, millele kõik ootavad vastust on, kuidas on Petri sellesse suhtunud, mis on olnud tema reaktsioon. Petriga ma olen istunud paar korda, rääkinud avatult ja väga konstruktiivselt. Et Petri suhtub sellesse, nagu ma arvan, et suhtuma peab. Et kuna see on inimeste seaduslik õigus, siis mis saab temal selle vastu olla, et sellega tegeleda. Küll on teatud ikkagi ärevus on, kuna see on uus asi, see kollektiivleping on, kas see hakkab kohe, kuidagi hakkame kohe tegema seda või mõtlesin, et ei, kõik võtab aega, rahumeeli, teeme seda ja oluline, et me hoiame sellist avatud ja ausat diskussiooni omavahel ja ma arvan, et ja selles mõttes ma väga meel Petriga neil teemadel rääkida. Ja võib-olla see oleks põhiline, siis, millest ma tahtsin rääkida, ehk siis täna ma rääkisin natuke enese tutvustusest, kuidas asutati, mis see taustalugu on, miks võiks liituda, ehk millised on mängureeglid praegu, millised võiksid olla, mis on plaan ja mõned asjad, mis võivad olla korduvad küsimused. Et ma loodan, et need mõtted nagu puudutasid teid ja te ühinete, kui ei puudutanud, siis pole ka midagi, siis on kõik hästi, midagi muuta ei ole vaja. Mõtisklege, arutlege omavahel, kodus, mis iganes ja tehke oma otsus ja saatke avaldused, kes positiivselt otsustavad. Ja minu poole võib alati pöörduda kõikidel teemadel ja loomulikult ma sooviks tänada kõiki inimesi, kes on selles protsessis osalenud, nii emotsionaalse toetuse kui ka oma mõtetega, kui ka need mõned inimesed, kes siis asutamisprotokollile alla kirjutasid. Nende nimesid ma hetkel ei nimetaks. Ja ma arvan, et ja Petri reaktsiooni kohta ma võtsin ka selles osas on mul väga hea meel. Et ma hoiame kokku, siis saame asju paremaks teha ja lõpetaks klassikuid Ilfi ja Petrovi tsiteerides, et ainult kassipojad sünnivad kiiresti, kõik muu võtab aega, aga positiivsemalt veel jää hakkas liikuma. Ma tänan teid. Ja nüüd võib küsimusi esitada. Kuidas see kollektiivlepingu läbirääkimise protsess iseenesest välja näeks, et kes paneb kokku selle kava, millest seal näiteks siis räägitakse? Võib-olla mul on mingid omad huvid oleksid siis, ma ei tea, et oleks näiteks mingi täiendava puhkuse teema sinna sisse või puhkuse tasustamise või ma ei tea, mida iganes. Kes otsustab selle üle või kuidas? Ma arvan, et see toimub nii, et kui ma olen saanud usaldusisikud teatud õigused saada informatsiooni organisatsiooni igasuguste personali küsimuste osas.
ja kui ma olen selle analüüsi ära teinud, siis ma panen mingisuguse projekti kokku. Ma arvan, et ma konsulteerin kindlasti oma kolleegidega Rootsis on ju, ametiühingust. Samamoodi meil siit keskorganisatsioonist, ma loon mingisuguse programmi, on ju, siis me saame kokku, noh, kõik ei pea ju tulema, kes ei jõua, mis iganes, aga ma tahaks selle nagu läbi käia, panna sinna sisse mingid muudatused, mis on see esialgne strateegia. Seda siis nagu sellel liikmete koosolek? Jaa, liikmete koosolek, jah. Nagu kõik saavad kaasa rääkida siis. Sa ise saad infot selle kohta, et kes siis on avaldusi esitanud ja kes need liikmeks on saanud? No jah, mina, sest et päeva lõpuks ju teie otsustate, kas ma olen usaldusisik ja mis ma tegema peaks ja nii edasi. Mina ainukesena tean. Juhtkond saab teada ainult liikmete arvu. Mul on ka üks küsimus, et kas seda ohtu ei ole läbi mõeldud, et teeme seda ametiühingu, et meil olemas olevad soodustused, näiteks toidu kompenseerimine, spordiklubi asjad, et kas need võivad siis nagu päeva pealt ära kaduda või on see liiga algusjärgus, et seda teemat mõelda? Miks nad peaks ära kaduma? Ja, et siis öeldakse, et tegid ametiühingu, et hakatakse mingeid asju, hakatakse nagu teisest otsast ära. No Petri teab, et allühing või ametiühing on loodud, et kui nüüd tuleb uudis, et mingisugused hüved võetakse ära, ma arvan, et rohkem liikmeid meiega ühineb ja seda siis... Pigem on ju nii, et seda võidakse ka täna ära võtta ju tegelikult ja siis ei ole üldse midagi teha, siis me ütleme seda ahah, et kui meil on mingisugune Annes seal võib-olla, kellel on, ma ei tea, 500 inimest selja taga, siis nad enam ei võta seda. Kas neid kuidagi sinna sisse ei saa kirjutada mingeid osasid nagu või kas see kollektiivlepingiga kaitseb ainult töötasu läbi rääkimistele? Ei, see ongi liikmete poolt võib igast ettepanekuid teha, panna need asjad ka kõik sinna sisse, et see ei pea olema ainult töötasu. Seal on väga palju asju saab kokku leppida, kõike saab kokku leppida. Ja ma seda usun, aga seda kuidas välja? Ma arvan, et saada kavanduse ja siis saad välja astuda, Laura saab pärast seda kõik välja astuda. Laura, kas sa ei tea, ametiühinguga niimoodi nagu mõnede teiste organisatsioon. Lahkutakse ainult jalad ees. Ära karta. See on nii, et kollektiivleping laieneb nii, et saa kõikidele töötajatele sõltumata sellest, kas oled ametiühingu liige. Jaa. No välja arvatud nagu Rootsis või Skandinaavias olid seal kokku lepitud, et kontorijuhid ja HR töötajad ja no põhimõtteliselt need inimesed, kes on läbirääkimiste laua taga sul vastased, et nendele need hüved siis ei laiene. Aga kõik töötajad. Annes, aga veel üks küsimus, sinu subjektiivne arvamus, et kui ma nüüd liikmeks astun, siis kas mingi jama võib mind tabada sellest või? Tõenäoliselt tababki. Tead, sul võib igasuguseid jamasid ette tulla elus, aga no just ma arvan, et selle tõttu mitte. Kuidas reguleerib kollektiivlepinguga kokku lepitud mingisugune, mis iganes tasuda mingi rütm, tõusu või mis iganes, kuidas see reguleerib selliseid ühekordseid otsuseid, boonuseid soovides, kui juhtkond soovib premeerida inimesi? Oi, väga teretulnud inimeste. Seda välistust ilmselt sisse ei panda. Jumala eest ei maksa boonuseid. Ei, selles mõttes, et ikkagi inimestel on ka ju oma töölepingud ja oma ülemusega saab jätkata neid samu läbirääkimisi ka tulevikus, mida ma algselt kirjeldasin. Aga need on juba üksik inimese versus organisatsiooni nagu läbirääkimised. Et selle miinimumi taustal on paika siis see kollektiivleping, aga kõigil on vabadus loomulikult mingid muud tingimused kokku leppida. Ja kollektiivlepingu põhi on tugevam, millest alustada läbirääkimisi, kui sa seda niimoodi. Ma tahaksin küsida seda, et siin räägitakse ülemusega küll, aga võib-olla mõnel ülemusel üldse siin ülemus tuleb teisel maal ja tema ülemus on veel kaugemal maal. Jaa. Väga hea küsimus. Mina arvasin, et tegelikult ma ei pea üldse siin Eestis kellegagi läbirääkimisi nagu, et ma ei tea, kuhu see ots välja viib. Jah, nii-öelda, kes on selles maatriksstruktuuris. Et algussuhted nagu ei mõjuta kuidagi seda ametiühingu teema. Kui sul on tööleping, Norde Eestiga, sul ei ole tööleping Norde Rootsiga. Mul on Poolaga ka. Poolaga ka.
nagu IT-l on Poolaga ka veel. saavad topeltpalka Eestist ja Poolast. Poolas on ametlikult olemas täitsa, nii et sul on ju ka see pakett olemas. Sul läheb hoopis hästi. tal on 2 ametiühingu paketti siis nagu. Ühega on 5+ palgatõus ja teisega 10. Sa ikka oskad elada. No nii, on veel küsimusi, kommentaare? Oota, aga kuidas see liikmeks astumine siis nüüd käibki? Liikmeks astumiseks on vaja saata nüüd see avaldus, mis on sisuliselt selle katusorganisatsiooni kodulehel. Et link on seal uudises ja link on meie siseveebis on olemas. Seal on avaldus, teebki ära digiallkirja ja saatke sinna. Ongi kõik. Selge. Kõik peavad hakkama kandma ühesuguseid särke. See on ainult ametiühingu pidudel. Ametiühingu suvepäevad tulevad. Ma näen väga suurt potentsiaali sellel olema. Okei, aga aitäh! Aitäh!